on kõigil nendel laual olevatel ainetel ühist? Kõigi nende valmistamise jaoks on meil vaja aluseid ning alused ongi järgmine aineklass, mida me vaatama hakkame. Alused on hapete keemilised vastandid ning tuntuimad alused on hüdroksiidid. Hüdroksiidid koosnevad metallikatioonist ja hüdroksiidioonist. Kas sa usud, et hüdroksiidide olemus on sulle nüüd selge? Kohe saad kontrollida. Leia järgneva minuti jooksul siit loetelust üles 5 erinevat hüdroksiidi. Läks! Ja õiged vastused on hüdroksiididele nimetuse andmise puhul kasutatakse üldkuju, kus kõigepealt öeldakse ära metalli nimi, vajadusel lisatakse oksudatsiooniaste ning lõppu öeldakse sõna hüdroksiid. Seda, kas oksudatsiooniaste nimetusele lisada või mitte, sa tegelikult juba tead, sest metallioksiidide nimetamise juures me juba rääkisime sellest loogikast. Ehk siis, kui hüdroksiidi koostises olev metalliline element on püsiva oksudatsiooniastmega, siis ei pea seda ütlema. Ja püsiva oksudatsiooniastmega olid need metallilised elemendid, kes asusid esimeses A-s, teises A-s või kolmandas A-rühmas. Näiteks, kui sa näed sellist valemit, siis sa tead seda, et kaalium on esimese A-rühma element ning järelikult temal ei ole vaja oksudatsiooniastet öelda ning selle ühendi nimetus ongi kaaliumhüdroksiid. Kui sa näed aga sellist hüdroksiidi valemit, siis sa tead, et magneesium on teise A-rühma element ning ka temal on püsiv oksudatsiooniaste ning seda ei pea nimetuses ära ütlema, järelikult on selle hüdroksiidi nimetus magneesiumhüdroksiid. Ning proovime ühe valemiga veel hakkama saada. Kui valem näeb välja selline, siis selle ühendi nimetamise jaoks pead sa kõigepealt teadma, et alumiinium asub perioodilisusstabelis kolmandas A-rühmas ehk siis on püsiva oksudatsiooniastmega metalliline element ning temal ei pea oksudatsiooniastet ära ütlema ja selle ühendi nimetus ongi alumiiniumhüdroksiid. Kui sul aga on sellised hüdroksiidid, kus metallilisel elemendil on muutuv oksudatsiooniaste, tuleb see kõigepealt ära määrata ning siis seda ka nimetuse juures kasutada. Ja selle määramise juures on sinule oluline teada, et hüdroksiidiooni laeng on 1- ning valemist tulenevalt saad sa teada, kui palju on selle metallikatiooni laeng. Metallikatiooni laeng praegu ja oksudatsiooniaste langevad kokku, sest et tuletan sulle meelde, et oksudatsiooniaste oli arvutuslik suurus, mis leiti eeldusel, et ühend koosneb joonidest. Näiteks, kui sul on selline valem, kus hüdroksiidjooniga on seotud vasejoon, siis sa tead seda, et hüdroksiidjooni laeng on 1- ning praegu on hüdroksiidjooniga seotud 1 vasejoon, ehk siis vasejooni laeng on 1+, sest et sa ei näe hüdroksiidjooni juures indekseid ja 1+ laeng ja 1- laeng annavad sulle kokku 0. Järelikult selle hüdroksiidi nimetus on vask-1 hüdroksiid. Kui sul on aga selline valem, kus hüdroksiidjoone on 3 tükki, siis sa tead seda, et hüdroksiidjooni laeng on 1-
ja kui teda on 3 tükki võetud, siis järelikult rauajooni laeng peab olema praegu 3+, ehk siis selle ühendi nimetus on raud 3 hüdroksiid. Ja proovime ühe aine nimetamisega veel hakkama saada. Näiteks, kui meil on selline valem, siis sa tead jällegi, et hüdroksiidjooni laeng on 1-, sul on praegu 4 hüdroksiidjooni, järelikult mangaani jooni laeng on 4+ ning seega saad sa selle ühendi nimetuseks mangaan 4 hüdroksiid. Hüdroksiidide valemite koostamise korral tuleb kõigepealt kirjutada kõrvuti metalli katijoon ning hüdroksiidjoon ja siis tasakaalustada laengud. Siinjuures jäta palun meelde, et hüdroksiidjoon on liitjoon, mille laeng on 1-. Kui sul on vaja näiteks koostada naatriumhüdroksiidi valem, siis kõigepealt saad sa kõrvuti kirjutada naatriumjooni ja tema laengu leiad lahustuvustabelist ja hüdroksiidjooni. Sa näed hetkel, et naatriumjooni ja hüdroksiidjooni laengud kokku annavad sulle juba 0 ning naatriumhüdroksiidi valem jääbki niimoodi. Kui sul on vaja koostada ka näiteks kaltsiumhüdroksiidi valem, siis sa kirjutad kõrvuti kaltsiumjooni, kelle laeng on 2+ ja hüdroksiidjooni, kelle laeng on 1-. Siinkohal näed sa, et praegu need laengud sulle kohe 0 kokku ei anna ning 2+ laengule tuleb kõrvale võtta 2- laengut. Seega tuleb hüdroksiidjoon võtta sulgudesse, kuna ta oli liitjoon ning teda peab koos hoidma ning seda 1- laengut tuleb võtta 2 korda, järelikult tuleb hüdroksiidjooni indeksisse kirjutada 2. Proovime koostada valemiga näiteks kaaliumhüdroksiidile kaaliumjooni, mille laeng on 1+ ja tema kõrvale kirjutame hüdroksiidjooni, mille laeng on 1- ning me näeme, et ka see valem on juba tasakaalus. Kui sul on aga vaja koostada valemid hüdroksiididele, kelle koostises on muutuva oksudatsiooniastmega metalliline element, siis see oksudatsiooniaste on sulle nimetuses ära näidatud ning seega saad sa selle metalli katiooni laenguga tegelikult nimetuses kätte. Näiteks mangaan 2 hüdroksiidi valemi koostamise jaoks kirjutad sa kõrvuti mangaanijooni, kelle laeng on praegu 2+, sest et see aine nimetus oli mangaan 2 hüdroksiid ning kõrvale kirjutad sa hüdroksiidjooni. Sa näed seda, et sul on 2+ laengut ja 1- laeng selles valemis, aga miinuslaengut tuleb võtta 2 korda, et saada kokku 0 ning seega hüdroksiidjoon läheb sulgudesse ning siia järgi indeks 2. Proovime koostada vask 1 hüdroksiidi valemi, ehk siis vasejooni laeng on 1+, sest et me tegelesime vask 1 hüdroksiidiga ning kõrvale kirjutame hüdroksiidjooni, kelle laeng on 1-. Sa näed seda, et 1+ laeng ja 1- laeng annavad sulle kokku juba 0 ning vask 1 hüdroksiidi valem jääbki niimoodi. Viimaseks koostame kroom 3 hüdroksiidi valemi. Ehk siis kroomijoon on 3+ laenguga ja kõrvale hüdroksiidjoon, kes on 1- laenguga. Sa näed seda, et 3+ laengule peame me võtma kõrvale 3- laengut, et saada 0. Järelikult hüdroksiidjoon läheb sulgudesse ning siia alla käib indeks 3. Hüdroksiide on nii vees lahustuvaid kui vees lahustumatuid. Näiteks naatriumhüdroksiidi lisamisel vette näed sa, et see lahustub vees täielikult. Samas kroom 3 hüdroksiidi lisamisel vette jääb keeduklaasi põhja sade ning kroom 3 hüdroksiid vees täielikult ei lahustu. Vees lahustuvaid hüdroksiide nimetatakse leelisteks. Leelised on esimese A-rühma ja teise A-rühma alates kaltsiumist metalliliste elementide hüdroksiidid ning leeliste vesilahuses on hüdroksiidjoonid ja metallikatioonid. Seda, kas hüdroksiid vees lahustub või mitte, saad sa vaadata ka lahustuvustabelist. Näiteks naatriumhüdroksiidi kohta leiad sa info, et naatriumjooni ja hüdroksiidjooni ristumiskohas on L-täht, järelikult tema on vees lahustuv. Kui sa tahad aga teada, kas näiteks raud 3 hüdroksiid lahustub vees, pead sa otsima välja raud 3+ katiooni ja hüdroksiidjooni ristumiskoha, kus sa näed E-tähte, ehk siis tegemist on mittelahustuva hüdroksiidiga. Leelistega töötamisel tuleb olla ettevaatlik, kuna tegemist on söövitavate ainetega. Seega leelise lahuse sattumisel nahale või riietele
tuleb seda kohta pesta väga suure hulga veega ning vajadusel vähendada leelise mõju sidrunhappe või söögiäädika lahusega. Naatriumhüdroksiid on valge kristalline aine, mis lahustub hästi vees ning on söövitava toimega. Naatriumhüdroksiidi kasutatakse paljudes puhastusvahendites, näiteks kanalisatsioonipuhastusvahend Torusiil on naatriumhüdroksiidi vesilahus. Lisaks sellele kasutatakse teda ka paberi tootmise juures. Naatriumhüdroksiidi on juba ammustest aegadest kasutatud seebi valmistamise jaoks, kus ta seebistab rasvasi ning sellest tulenevalt on see aine saanud ka oma rahvapärase nimetuse seebikivi. Kaltsiumhüdroksiid on valge kristalline aine, mis vees liialt hästi ei lahustu. Kaltsiumhüdroksiidi vesilahust ehk lubjavett kasutatakse näiteks põldudel mullahappesuse vähendamise jaoks, aga ka lubimördi valmistamiseks. Kaaliumhüdroksiid on väga sarnane naatriumhüdroksiidiga. Ka tema on valge kristalline aine, kes lahustub hästi vees ning on söövitava toimega. Kaaliumhüdroksiidi kasutatakse näiteks vedelseepide valmistamise jaoks, aga sa võid leida teda ka patareides elektrit juhtiva lahuse koostisest. Kordame üle põhilised punktid. Alused on hapete keemilised vastandid ning tuntuimad alused on hüdroksiidid. Hüdroksiidid koosnevad metallikatijoonist ja hüdroksiidjoonist. Tugevaid hüdroksiide nimetatakse leelisteks ning nad on esimese A-rühma ning teise A-rühma alates kaltsiumist metalliliste elementide hüdroksiidid. Hüdroksiidide nimetamise korral kasutatakse üldkuju, kus kõigepealt öeldakse ära metalli nimi, vajadusel lisatakse oksüdatsiooniaste ning lõppu öeldakse sõna hüdroksiid. Ning hüdroksiidide valemite koostamise korral tuleb kõigepealt kirjutada kõrvuti metallikatijoon ja hüdroksiidjoon ning seejärel tasakaalustada laengud.